4. aprillil 1949 kirjutasid Ameerika Ühendriigid, Belgia, Holland, Island, Itaalia, Kanada, Luksemburg, Norra, Portugal, Prantsusmaa, Taani ja Ühendkuningriigid alla Põhja-Atlandi lepingule ehk Washingtoni lepingule, millega loodi NATO ehk Põhja-Atlandi lepingu organisatsioon. NATO tagab transatlantilise ühtsuse, mis kujutab endast liitu Põhja-Ameerika ja Euroopa vahel. Liit võimaldab neil konsulteerida ja teha koostööd teiste riikide kaitses ja julgeolekus ning viia läbi rahvusvahelisi kriisihaldamisoperatsioone. Tänaseks kuulub NATOsse 29 riiki. Eesti koos teiste Balti riikidega ühines 2004. aastal. NATO üheks eesmärgiks on tagada enda liikmete julgeolek. Varssavi tippkohtumisel otsustati saata Balti riikidesse ja Poola NATO lahingugrupid, mis koosnevad erinevatest riikidest pärit sõduritest. Lahingugrupp koosneb juhtriigist ja toetajariikidest, kusjuures toetajariigid roteeruvad teatud aja tagant. Eestisse loodi lahingugrupp 2017. aastal ning lahingugrupi juhtriigiks said Ühendkuningriigid. Eesti lahingugrupi, mis asub Tapal, liikmeks sai 18. jaanuaril 2019 Belgia kaitseväe kontingent, vahetades välja eelnevalt toetajariigina tegutsenud Taani kaitseväelased. Aga miks on NATO Eestile kasulik? NATO üheks põhieesmärgiks on kaitsta enda liikmesriikide vabadust ja julgeolekut poliitiliste ja sõjaliste vahenditega. Samuti seisab NATO ühtekuuluvuse eest. Artikli 5 kohaselt relvastatud rünnak ühe liitlase vastu on relvastatud rünnak ka kõigi teiste liitlaste vastu. Artikkel 5 on jõustunud ajaloos siiani vaid ühel korral, pärast 2001 aasta terrorirünnakuid Ameerika Ühendriikidele. Eesti omakorda panustab NATOsse läbi missioonide. Alates 1995. aastast on rahvusvahelistel operatsioonidel osalenud ligikaudu 2500 Eesti kaitseväelast. Eesti on osalenud missioonides Afganistanis, Iraagis ja Kosovos. NATOsse kuulumine suurendab Eesti julgeolekut ning liitlasvägede kohalolek Eestis tagab kiirema valmiduse igasuguseks rünnakuks Eesti riigi vastu. Üks kõigi, kõik ühe eest.